meloodia saade. Ehk siis saate rütmika on kogu aeg neljandiknoodid. Suhteliselt kerged ja mitte väga lühikesed, mitte väga pikad, siuksed vaheb. Ja vasakesi mängib siis nagu ta-hitit, aga siuksed svingiva tundeks. Meloodilised seisud kirjutasite omale sinna noodi peale välja. Mis siis veel? Nüüd ma räägin ka selle ära, kuidas seda lugu mängida nii, et meloodia ja saade oleks siis kõik mängitud. Nüüd võtame aluseks nagu sellise saate faktuuri siia, et meil on iga teisel ja neljandal löögil nagu saateakord. Ja nüüd ma panen need akordi helid siia meloodia alla teisele ja neljandal löögile. Siin tekib küll see klubipööre, aga noh, saab ka niimoodi mängida. Ja mitu nooti see mängida, et noh, piisab juba isegi ühest meloodia lisaks, et võib ka kaks. Aga noh, kaks nooti ei ole nagu alati vajalik, et täitsa üks on juba okei, aga saab üks ja kaks ja isegi kolm mängida. Ma mängin selle B-osa ka veel. Sedamoodi. Natukene tuleb siin nuputada, milliseid noote mängida. Et nüüd ei pea nagu akordist üritama vägisi kõiki noote mängida, vaid noh, piisab, et oleks seal no, näiteks terts oleks mängitud või siis mõnes kohas septimit. Et mul on siin A7, aga ma ei pruugi siia mängida septimit veel juurde. Võin mängida niimoodi, nii, isegi niimoodi, nüüd ma saan septimiga. Tehniliselt juba suhteliselt keeruline, eriti kui neid laiemaid võtteid mängida. Et selles mõttes võite võtta